tänase tunni teemaks on ABC analüüs. ABC analüüs on kategoriseerimise viis, kuidas oma kliente, tooteid või varusid prioriteetsuse alusel segmenteerida ja paremini juhtida. ABC analüüsi aluseks on teadlase Pareto reegel, mis kõlab järgmiselt. Põhjused, sisendid ja tööpanused jaganevad kahte kategooriasse. Esimene on enamik, millel on tühine mõju ja teine on väike osa, millel on valitsev mõju. Analüüsi eesmärk on jaotada uuritav valdkond gruppideks ning kohandada neile erinevaid juhtimispõhimõtteid ja tegevusi. Uuritavad objektid võivad olla näiteks tooted, kliendid, hanked või tarnijad. Nende grupeerimisel jaotatakse uurimisobjektid 3 rühma, A, B ja C rühma. ABC analüüsi tulemus näitab, millised tooted on sortimendis kasulikumad, millised kaubad on üleliigsed. Kui antud analüüsi kasutada klientide kasumlikkuse määramisel, saab teada, millised kliendid on ettevõttele väga tähtsad, samuti ka millised on vähetähtsad. Tulemusi analüüsides saab järeldada, mis kliendid, tooted, strateegiad on ettevõttele majanduslikult kõige efektiivsemad. Käibe või kasumi suurendamiseks on firmadel vajadus pöörata tähelepanu A-rühma toodetele, mis on kõige tulutoovamad. Kasutades Pareto reeglit 20-80, Paretol oli 2 rühma, siis annavad 20% toodetest 80% käibest ja 80% toodetest annavad vastavalt 20% käibest ja nii edasi. 20% klientidest ostavad 80% kaubast, 20% tarnitest tarnivad 80% toodetest. Analüüsi koostamise eelduseks on info, mille põhjal klassifitseerimist tegema hakata. Infos peab sisaldama näiteks toodete nimetused, müüdud toodete arv, konkreetse toote käive. Seejärel jaotatakse tooted rühmadesse. A-rühma tooted on kõige tähtsamad ettevõtte seisukohast. Selle rühma tooted moodustavad kindla ajaperioodi jooksul suurima käibe ja kasumi. Protsentuaalselt on käibe suurus kogu toodete käibest 70-80% A-rühmale. B-rühma tooted on ettevõttele vähem kasu vajalikud ja moodustavad käibest 50-20%. Ja C-rühma tooted on kõige vähem tähtsad ja moodustavad käibest 5-10%. Järgmisena vaatame, kuidas kasutada programmi Excel konkreetse ABC analüüsi tegemisel. Selleks avame moodle ja salvestame sealt faili oma arvutisse kaustadokumendid. Faili nimeks paneme ABC analüüs, perenimi, eesnimi ja grupi täis. Oma perenimi, oma eesnimi ja oma grupi täis. Kui töö on valmis, siis sulgeme ta, salvestades viimased muudatused ja saadame ta alloleva lingi abil õpetajale. No alloleva moodles oleva lingi abil õpetajale. Kui me oleme oma töö avanud, siis me näeme sellist pilti. See on siis selle ABC analüüsi selgitused. See on tegelikult pilt. Ja kui meil jääb midagi arusaamatuks, siis saame hiljem siit vaadata, õppida ja korrata. Tegelik ülesanne on siis järgmine saak. See on ABC ülesanne. Ja see ülesanne tulebki meil teha. Ülemine tabel, see on kaupluse andmed, kus on siis 8 tüüpi toodet. Ütleme, et need on tootekoodid, 1, 2, 3, 4,
kuni 8. Edasi on siis nende toodete hinnad eurodes, tükihind. Ja edasi on siis aastane nõudlus nendele toodetele. Ja nüüd tuleb siis alustada ABC analüüsi operatsioonidega. Ja see tuleb teha siis kõigepealt alumises vasakpoolses tabelis. Kõigepealt kopeerime siis toodete hinnad alumisse tabelisse vertikaali. Kopeerin toodete hinnad eurodes ja aastanõudluse vertikaalselt. Selleks, et kopeerida horisontaalridades antud andmed vertikaalselt, on spetsiaalne käsk. Kõigepealt kopeerime või märgime, aktiviseerime toote hinnad ja aastanõudluse. Edasi anname käsu kopeeri ja siis läheme kopeeritava ala vasakusse ülemisse nurka, aktiviseerime selle ja anname käsu kleebi transponeeri. Käes transponeeri kopeerib siis horisontaalsed andmed vertikaalsena, transponeeri. Ja ongi siis meil käsk nüüd täidetud. Edasi tuleb arvutada aastane käive. Aastane käive, selle saame arvutada, kui me ühe tüki hinna korrutame aastase nõudlusega. Arvutame siis aastase käibe. Aastane käibe ei ole muud kui toote tüki hind korrutada aastase nõudlusega. Ja selleks siis trükime funktsiooni. Ja funktsioon on siis järgmine. Võrdub. Edasi hind korrutada aastase nõudlusega. Anname linnukese ja kopeerimispunktist kopeerime siis selle avaldise alla. Et kopeerimispunktist kopeerime avaldise alla. Ja arvutame, kui palju on kõikide toodete aastane käive. See on siis muud kui summa. Võrdub summa. Ma võin trükkida näiteks suu. Teen topeltkrõpsu funktsioonide nimekirjas. Summ tähendavad suureks, ilmub ka sulg ja all on spikker. Edasi on siis arvud. Ma saan arvuda vahemikku, kui ma lohistan seest ühe ristiga vasakuse leire nupuga selle vahemikku. Summa T7 kuni T14. Panen suru kinni, annan linnukese ja vastus ongi käes. Edasi tuleb arvutada osakaal. Iga
selle kauba või toote osakaal kogu käibest. Ja selleks, et arvutada siis osakaalu, selleks tuleb siis selle toote aastane käive jagada kogu käibega. Võrdub Y-lõps T7 kaldkriips ehk jagada T15-ga linnuke. Nii et selle toote osakaal kogu käibest on siis 0,009. Ja kui ma siis kopeerin selle valemi alla, praegu on näete T7 jagatud T15-ga. Kui ma kopeerin alla, T7 muutub siin T8, aga T15 muutub T16. Nii et siis T15 tuleb teha absoluutseks aadressiks. Selleks, et paremini oleks näha, ma teen siin topeltklõpsu. Kursor tuleb panna vilkuma T15 taha ja anda klaviatuuri ülemisest reast käsk F4. Veeru ja rea täis ette muutuvad ilmuvad $märgid ja see tähendab seda, et kui ma nüüd kopeerin alla, siis rida ei muutu, jääb 15. Kui ma kopeeriksin paremale, siis T muutuks vastava T-ks, F-iks ja nii edasi. Kuigi seda pole vaja, ma jätan ta alles. Annan linnukese ja kopeerin siis funktsiooni alla. Need on siis osakaalud. Ja põhimõtteliselt nende osakaalude summa peab andma ju osakaalu 1 ehk täis aru, võtan summa ja vaatan siis, mis juhtub. See on siis, panen uuesti, võrdub suu topeltklõps summa ja loistan seest ühe ristiga, et käib osakaalud. Panen sulu kinni ja vastuseks peaks annan linnukese ja vastuseks peab olema 1 ja nüüd on kõik õigesti arvutatud. Märgin ära toopetüübid lahtrisse siis toote ülemise lahtrisse ja annan käsu kleebi. Edasi kopeerin ka osakaalu kogu käibest. Nii. Märgin siis ära osakaal kogu käibest. See on funktsioon ju ja siin on arvutatud. Aga nüüd annan käsu kopeeri ja lähen siia tabelisse üles osakaalu käibest. Ja nüüd ma kopeerin siia mitte selle funktsiooni, sest kui ma kopeerin siia funktsiooni, aadressid muutuvad ju järjest paremale kopeerides ja ta ei leia enam üles neid siis aastalaadust ja aastakäivet. Aga siia ma kopeerin ainult vastused ehk annan käsu kleebi ainult väärtused.
väärtused ja allikavorming. Väärtused ja allikavorming. Ja nüüd annan, et see on 2 kohta peale koma. Arv 2 kohta peale koma. See on siis andmetüübiks valin arvu, koma kohtade arvu 2. Okei. Edasi sorteerin nüüd andmeid selliselt, et üleval on toode, mis annab kõige rohkem, kus on kõige rohkem suurem osakaal, siis käibest kõige kasulikum toode ja edaspidi läheb siis sellest väiksemaks kuni kõige väiksema osakaaluga toode. Selleks, et sorteerida, panen siis teen aktiivseks väliselt suvalise lahtri ja annan käsu. See on siis, leian üles andmed ja leian käsu sordi. Käsk siis sordi. Edasi annan käsu, et minu andmetel on päised ja sordin siis, näete, osakaalu järgi kogu käibest. Need on lahtiväärtused ja suurimast väiksemani. Nii et suurimast väiksemani. Ja näete, märgitud aktiivne kogu tabel. Okei. Ja nüüd ongi siis tooted sorteeritud suurimast väiksemani. Ja edasi arvutan siis nõnda nimetatud kumulatiivse osakaalu. Siin on natuke poolitus märki paneme kumula, topeltlõps, kumula, poolitusmärk ja enter. Kumulatiivne osakaal, no nii on ilus. Ja see tähendab siis seda, et esimese toote osakaal on 0,61, aga kumulatiivne osakaal tähendab, et siia peaks tulema 2 parima toote, selle toote summa. Edasi peaks tulema siia 3 toote osakaalu summa. Edasi siis nende 4 osakaalu summa. Ja lõpuks on siis kõikide toodete osakaalu summa ja see peab olema siis ju 1. Vaatame, kas on. Jah, viimane peab tulema 1. Ja arvutame siis selliselt. Siin peaks olema osakaal, on siin 0,61, aga kumulatiivne osakaal on siis nüüd nende 2 summa. Esimese kauba osakaal käibest pluss teise kauba osakaal käibest. Aga ma pean võtma need arvud siis siit diagonaalis. Sest kui ma alla kopeerin, siis arvud kõik aadressid muutuvad diagonaalis allapoole. Nii et siit mu tuleb panna siis võrdub. I7, J7 pluss I8. Nii nukke, näete,
0,61, 0,18, 0,79 ja kui ma nüüd alla kopeerin, siis tuleb, näete, 0, järgmine 0,79 pluss 0,9 ja nii edasi. Et kui ma nüüd kopeerin alla, siis lõppkokkuvõttes ju osakaal, kõikide kaupade osakaal ongi 1 ehk 100%. Ja edasi, siis pole muud, kui mul tuleb jagada, siis need tooted 3 gruppi A, B ja C. Et siin on tegelikult jagatud, aga meil oli loengu järgi tuli valida kaubad, mis annavad umbes 7,80, edasi seal oli 15,20 ja edasi oli 10. Aga näete, meil 2 tükki kokku juba 79. See on juba peaaegu ongi peaaegu 80. Nii et on lubatud ka valida natuke teised protsendid, aga põhimõte on ikkagi see, et kõige on tähtsam kasulikum kaup, edasi keskmised, mis on tunduvalt vähem kasulikud ja siis kolmandad, mis on päris vähe kasulikud. Ja siit on valitud siis 61, 30 ja 9%. 61. See on siis, see kaup annab 61% käibest. Panen tahaks ja edasi siis 3 kaupa kokku annavad juba 91% kogu käibest. Ei, need 3 annavad kokku, et esimese A-ga kokku on 91, et 91 tuleb 61 ära võtta, need annavad siis kokku 30% käibest ainult. B, need annavad siis 30% kogu käibest ja kõik ülejäänud on siis C. On siis, näete siin, ja see on siis 91 annavad need kokku ja kokku on siis 1, nii et need C annavad tegelikult 9% kogu käibest. Ja panen siis siia ka vastavad märgid. Panen siis vastavad märgid siia. See on siis nüüd lisa. Illustratsioonid, kujundid. Lisan kujundid ja näed, võtan siis loogilised sulud. Siit alt või siit võtan loogilised sulud ja esimene loogiline sulud on siis siin. Panen siis kontuur olgu must. Ei, see on tekst, vabandust. Võtan siis kujundi kontuur, olgu siis must. Teen ta paksemaks ka natuke. Kontuur, jämedus. Panen 1, vaatame siis juhtub. No, see on normaalne.
et see on siis esimene, teetast koopia, 2 koopiat märgin ära, annan käsu avaleht, kopeeri, jään mujale, kleebi ja kleebi. Nii et mul on siis nüüd need 2 tükki, teine tuleb siia ja kolmas tuleb siis siia. Ja edasi siis saan vastavalt siis protsendid. Protsendid on siis 61, 30 ja 9. Need on siis, teen tekstikastid. See on siis lisa illustratsioonid, kujundid ja näed, kõige esimene on tekstiväli. Hiireklips teksti välja peale ja panen siia siis 61%. Annan käsu kopeeri, kleebi. Siia tuleb siis 9%. Teen ta paksuks, rasvaseks ja natuke suuremaks ka. Panen 12. Edasi siis siia tuleb siis 30%, 91, siia tuleb siis 30%, panen siis ka paksu ja 12 ja see on siis 61%. See on siis paks ja 12. Võtan raamid ära, hiireklõps siia ja kujundi vormik, kujundi kontuur on siis kontuurita, teen siia kujundi kontuurita ja alumine on kujundi kontuur ja kontuurita. Ja värvid siis kelmetusõigrakuse mõttes, nagu on näidatud need toodete tüübid. Esimene olgu siis, panen siia, esimene olgu siis punane, teine olgu siis sinine, panen veresinise ja viimane grupp tooteid panen siis kollase. Ja põhimõtteliselt on abetsanalüüs tehtud, et siis toode number 4 on siis kõige tähtsam, omab 61% käibest, tooted 6, 7 ja 2 kokku omavad 30% käibest ja siis toode 3, 5, 8 ja 1 kõik kokku omavad 9% käibest. Et see tähtsus on siis järjekorda pandud. Nüüd on meil siis tehtud analüüs
ja läheme edasi järgmise ülesande juurde. Võtame järgmise ülesande loengu. See järgmine ülesanne kujundab endast sellist asja, et meil on ladu ja meil tuleb teha laos otsing. Selleks tuleb kasutada funktsiooni VLOOKUP ehk V-otsing ehk vertikaalne otsing. Ja edasi siis funktsiooni VLOOKUP syntaksi loomiseks on vaja 4 liiki teavet. Väärtus, mida soovite otsida, seda nimetatakse otsingu väärtuseks. Edasi vahemik, kus otsingu väärtus asub. Tuleb meeles pidada, et funktsiooni VLOOKUP sujuvaks toimimiseks peab otsingu väärtus olema alati vahemiku esimeses veerus. Näiteks, kui teie otsingu väärtus on lahti C2, peaks vahemik algama C-ga. Edasi tagastatavat väärtust sisaldava veeru number vahemikus. Näiteks, kui vahemikuks on määratud B2 kuni D11, tuleb B arvestada esimeseks veeruks, C teiseks ja nii edasi. Soovi korral saate määrata väärtuseks true, kui soovite tagastatava väärtuse ligikaudset vastet või false, kui soovite täpset vastet. Kui jätate väärtuse määramata, on väikeväärtuseks alati true ehk ligikaudne. Meile ülesandes tuleb opereerida täpsete väärtusega, et meil tuleb panna väärtuseks false. Kui kõik need argumendid kokku panna, tuleb järgmine valem. VLOOKUP on siis funktsioon, vertikaalotsing ja sõlgudes on siis sellised argumendid. Otsingu väärtus, edasi otsingu väärtus sisaldav vahemik, edasi tagastatavat väärtust sisaldava veeru järjekorra number vahemikus ja meil ei ole mitte soovi korral, vaid meil tuleb panna siis lõpuks false ehk täpne vaste. Praegu sellest loengust on nagu raske aru saada, aga teeme ühe ülesande koos ära ja siis saab asi selgeks. Et võtame siis loeng. VLOOKUP 1 on siis esimene ülesanne. Paremal pool on meil siis pilt andmetega. Keskel on selgitus ja vasakul on tabel. Kõigepealt tuleb meil see tabel ära täita, lähtudes selle akna või pildi andmetest. Mul on ta juba täidetud, nii et ma märgin siin ära ja annan täheväärtuseks tumeda. Teil tuleb nüüd see video peatada ja täita siis see tabel ära. See tabel peab olema täidetud, muidu me ei saa, pildist ei saa ju funktsiooni teha. Et see tabel tuleb ära täita. Ja nii et siis, kui tabel on täidetud, siis tuleb ka B2 kuni E11 tuleb värvida hele siniseks ja see on siis värvipott ja esimese rea või teise rea eelviimane. Nii, nüüd lülitage siis video välja või see video stopi peale ja täitke tabel ära. Jätkame. Selle ülesande järgi tuleb
osa, tagavara osa numbri järgi leida selle osa hind. Siin on küll näete ainult 10 osa, aga tegelikult neid võib olla mitu tuhat. Nii et puht pilguga seda otsida ei saa ja selleks on siis meil spetsiaalne valem ja funktsioon vertikaalotsing. Ja osa number tuleb meil trükkida ja vastuseks peab tulema siis selle osa hind sellest suurest andmebaasist. Ja osa hind, ma teen Y-klõpsu, võrdub siis, Esiteks on siis, tuleb panda otsingu väärtus. Otsingu väärtus on siis see, mis me siia trükime lahtrisse T13. Ehk see on siis osa number, otsingu väärtus. Kõigepealt tuleb siis meil trükkida funktsiooni nimi. See on V, look ja näed, kohe on ta olemas. Et teeme topeltklõpsuga, saame V, look up. Ja näete, siin on ka speaker. Otsitav väärtus on siis ilmub siia. See on siis see number, seda me otsime, osa hinda. See on siis, teeme Y-klõpsu, see on siis T13. Semikoolon on ja ehk järgmine funktsioon. Järgmine funktsioon on tabeli massiiv. Tabeli massiiv on värvitud helesiniseks. Tabeli massiiv on P2, antud juhul kuni E11, ehk selle me saame lohistada. P2 kuni E11. Jälle semikoolon ja edasi tuleb siis veeru indeks, kust me väärgu otsime ja selle veeru indeks on veeru järjekorra number massiivi algusest paremale, et me otsime osa hinda, siis ta on massiivist 1, 2, 3 veerg. Ehk järelikult on see veeru indeks 3. Semikoolon. Ja edasi meil tuleb valida false ehk täpne vaste. Selle saame topeltklõpsuga valida, et ei ole vajagi trükkida. Ja kui me nüüd paneme siis sulu kinni, ongi meil funktsioon olemas. Anname linnukese, arvestab funktsiooni ja ta näitab, et meil puudub siis see otsingu väärtus. Teeme Y-klõpsu, meil palutakse otsida, me võime otsida mis tahes. Palutakse otsida osa koodiga A008. Nii et otsing ei ole tõusutundlik ehk tõstetundlik, me võime trükkida väikse A 008 ja anname linnukese. Linnukese ja näeme A008 ja ma hind on 85,73. Ja sellega ongi siis meil see ülesanne tehtud. Nii et meil on siin 10 osa, aga tegelikult oletame, et see on mitu tuhat osa. Nii et see otsingu tegemine on vajalik. Nii et kui see töö on tehtud, siis viimase töö teete nüüd siis täiesti iseseisvalt. Panete ise funktsiooni vastavalt juhendile. See on siis teine ülesanne. Teine ülesanne on siis selline, et teine ülesanne on siis selline, et
teine ülesanne siis selline, et tuleb siis tabelisse täita need andmed selle pildi pealt ja otsing tuleb teha osa nime järgi. Need koodid tuhanded osad on, ega need koodi nimetused ei jää ju ka laodjal nii hästi meelde, et kasulikum on teha teinekord otsing nime järgi. Selles juhul on siis natuke teistsugused probleemid. Probleemid on siis sellised, et see ala, kust otsida, tuleb teha alates C-st, sest otsingu väärtus peab olema siis alati selle ala esimene veerg. Et täpselt sellise tabeli teeme ära, värvime selliseks ja edasi siis tuleb meil siia panna funktsioon. Otsingu väärtus on siis VLOOKUP ja otsingu väärtuseks on siis ju see T13. Edasi on siis see otsingu ala, see on siis see sinine ala, mis tuleb rohistada. Edasi tuleb siis veerg, millest otsida. Meil on osa hind, see on alast 1, 2, teine, et kolmas argument on teine ja viimane on siis false. Ja siis saamegi selle tehtud, et see ülesanne tuleb nüüd teha täiesti iseseisvalt. Ja kui see on valmis, siis tuleb sulgeda see töö ja moodlisse salvestada muidugi, sulgeda salvestada ja siis saata ta moodlisse ära. Nii et siis tänan tähelepanu eest ja loodan edukat tegutsemist, kuna siin on tegemist ka lausa iseseisva ülesandega, siis selle töö arvestus läheb päevikusse. Nii et jõudu!